Süüria ja Iraagi vaheline piir on nüüd üha suurema surve all Iraani toetatud relvarühmitustelt. Süüria sõjavägi on tõstnud oma valmisolekut, kutsudes personali puhkuselt tagasi ja väidetavalt paigutades piiri lähedale täiendavaid jõude, kuigi Damaskus ei ole selle sammu kohta avalikult kommentaare andnud. See toimub ajal, mil Bagdadil on 30. septembri tähtaeg tuua Iraani toetatud relvarühmitused riigi kontrolli alla. See on vähem kui 2 kuu pärast. Ja keset taasalanud relvarühmituste rünnakuid ja relvastatud rühmituste vastupanu, peaminister Ali al-Saidi lubadus tuua kõik relvad riigi kontrolli alla näib endiselt üsna kaugel täitumisest. Meiega liitub, et arutada teemat edasi Intifad Kanbar, kurdi kaitseaktsiooni nõukogu esimees Washingtonis ning endine Iraagi asepeaministri pressiesindaja. Intifad, alati on hea meel sind siin Esmisi 24 Newsis näha. Mis põhjustab seda sõjalist koondumist Iraagi ja Süüria piiril? Hea meel sinuga koos olla, Nicole. Iraagi relvarühmitused on suur probleem. Nad on Iraani käsilased. Pealegi, kui süveneda nende käitumise või tegutsemise üksikasjadesse, on see veelgi hirmutavam, sest nüüd ei juhi neid enam isegi relvarühmituste juhid ise või nagu mina neid kutsun, relvarühmituste isandad. Neid juhivad Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC agendid Iraagis. Iraagis on umbes 60 sellist agenti, kes neid juhivad. Aga Nicole, kui sa vaatad hiljutist rünnakut Saudi Araabia vastu, sa näed, et seal on väga murettekitav detail. Rünnaku viisid läbi hutid Iraani nimel. Hutid Iraagist. Saudi Araabia juhtum näitab sulle, kuidas Iraan kasutab igasuguseid terrorivahendeid otse kui tervet terrori tööriistakasti, et rünnata piirkonda. Nii et Iraak oli lihtsalt koht, kus need relvarühmitused, hutid kasutasid seda koos BMF-i ja Al-Shabi abiga, et korraldada rünnakuid Saudi Araabia vastu Iraani nimel. Ja see on piirkonna jaoks murettekitav. Samuti, nagu mulle Iraagi allikad on öelnud, seal on olnud suur hulk relvarühmitusi, kes manööverdavad Süüria-Iraagi piiril. Ja see piir on äärmiselt oluline Nicole Iraani jaoks, sest see on tee, mille kaudu Iraan saab relvi ja võitlejaid läbi Iraagi Süüria piiri kaudu Liibanoni Hezbollah'le toimetada. Ja nüüd Süüria tõkestab seda varustuskanalit. Nii et see on väga murettekitav ja ma arvan, et Süüria valitsus ma olen kuulnud, Süüria valitsus, president Bashar on saatnud Iraagile sõnumeid, et nad on teadlikud neist relvarühmituste manöövritest ja on nende suhtes ettevaatlikud. Ja nad ei kavatse käed rüpes istuda, vaid seisavad selle eest. Nii et pingega on väga kõrged, kuigi pealtnäha on olukord veidi vaikne. Kas on reaalne oht, et Süüria-Iraagi piiris saab piirkondliku konflikti uus rinne või on see pigem seotud relvade ja võitlejate liigutamisega, nagu te mainisite? Jah, Nicole, see on nii. Oht on olemas ja selle ohu ma võin sulle niimoodi sõnastada. Süüria valitsus võttis umbes 6 kuu aega tagasi, mõned nädalad tagasi, kinni ühe tankeri, mis liikus Iraagist Süüriasse, ilmselgelt Iraanist pärit, mis oli täis kiudoptilisi kaableid. Kaableid, droone, mida Hezbollah kasutab Iisraeli sõdurite ründamiseks ja tapmiseks Lõuna-Liibanonis, sest neid on võimatu või väga raske avastada. Nii nad teevadki neid üllatusrünnakuid ja tapavad. Oma sõjalisele kogemusele tuginedes nimetan ma neid relvadeks, mis võivad muuta lahingu mängureegleid Lõuna-Liibanonis. Ma arvan, et arvestades Liibanoni ja Iisraeli läbirääkimisi ning USA vahendaja rolli, Iraan üritas neid relvi saata, et põhjustada Iisraeli sõduritele suuri kaotusi ja muuta lahingu tasakaalu. Nii et Süüria ilmselgelt ei taha olla osa sellest kaosest, ei taha olla osa sellest konfliktist. Ja nad tabasid selle suure veoauto, suure tsisternaauto, mis oli täidetud väga keerukate ja kvaliteetsete relvadega, nagu ma ütlesin, et muuta lahingurinde olukorda Lõuna-Liibanonis. Nii ohtlik see ongi. Ma mõtlen, Iraagi valitsus
peaminister Saidi pingutab väga-väga palju, et olukorda turvaliseks muuta. Ma mäletan ka, kui tohib lisada, Iraagi väed läksid Jalafa al-Saha piirkonda, mis asub Bagdadist lõunas ja mida need relvarühmitused okupeerivad ning nad üritasid sinna siseneda. Ja siis ümbritsesid relvarühmitused nad minu allikate sõnul ja siis relvarühmitused tulistasid õhku ning Iraagi armee üksused pidid taanduma. Nii et suur osa Iraagist on endiselt relvarühmituste kontrolli all. Ründavad riike Pärsia lahe piirkonnas Houthide ja teiste proksirühmituste nimel ning samuti toimetavad relvi või üritavad relvi toimetada Hezbollahle Liibanoni läbi Süüria. See on piir, millal peame jätkuvalt silma peal hoidma, nagu tundub. Intifad Kanbar, aitäh, et meiega liitusite. It24 Newsis, aitäh! Aitäh!